Peatreener Marko Veela, täna on selline magus võit, et kas nüüd hing laulab sees? No jah, täna saab natuke laulda, aga homme juba läheb jällegi järgmise mängu ettevalmistuse peale, et meil on esmaspäeval juba Tartuga mäng, nii et ega siin mingit pikka pidu pole, et tuleb juba hakata selleks mänguks valmistuma ja see on ülioluline mäng meil. Mis oli tänase mängu võiduvõti? Ma arvan, võiduvõti oli see ühtsus, mis meil ikkagi praegu võistkonnas on, et ja kõik nagu ikkagi tahtsid ja tahavad võita, et meil on päris vähe nagu puudu jäänud võitudest, et siin kolmandas ringis, et me saime päris palju viike, et nüüd tuli esimest korda nagu selline magus võit. Et natukene Vongi näol kogemust juurde, ma arvan, et ja täna klappis nagu kõik asjad, et korraks nagu tundus, et meil jääb vahetusi nagu puudu, et me vajume nagu ära. Aga müts maha mängijate ees, et pidasid ilusti vastu ja viisid asja lõpule. Kalju oli tänaseni ainuke koos Floraga 2 meeskonda, kellelt Pärnu ei olnud veel punkti saanud, kõigid pistid on. Kas see näitab ka, et Pärnu meeskond ei ole selline punane latern, võib kõigiga nagu võrdsega mängida? Jah, et tegelikult me oleme ju mänginud, et Floraga jäi ka vähe puudu siin ja üks mäng on nendega veel ees, aga stabiilsus on selle märksõna, et me suudame nagu kõigile ikkagi vastu hakata, aga ees on ju tegelikult ju terve hooaeg ja 9 kuud, mis me mängime siin, et seda on ju väga raske nagu, ütleme seda, väga raske on nagu terve hooaeg olla nagu väga heas vormis või stabiilne, et seda enam veel meil, et kes me tulime veel eelmine aasta madalamast liigast ülesse ja tegelikult see protsess alles käib, et mängijad saaks ju veel tugevamaks ja kogenumaks, et Premium liigas nagu hästi nagu mängida, et see on nagu loogiline, aga ma arvan, et iga mänguga, mis me siin oleme mänginud ja see eriti teine pool, et me oleme saanud nagu päris palju enesekindlust juurde ja täna suutsime selle võiduks vormistada. Kui palju loeb selliste mängude eel see, et Pärnu meeskond on piltlikult öeldes seilib vastu seina, et iga mäng on väga ülioluline punktide mõttes? Ma arvan, et eks meil on nagu terve hooaeg see sein vastu seina, aga eks ta nagu annab nagu ekstra niisugust lisajõudu juurde, et tegelikult meil on siin sein vastu selga ka suvel aga nüüd on see olukord, kus enam ei päästa midagi, et järgi on iga võistkonnaga üks mäng ja peab selles olukorras nagu võitlema ja tegelikult kui võtta hooaega üldse, et siis me oleme nagu teised pooled või niisuguste lõppudega nagu järgi tunda, et see näitab nagu sisu ja praegu näitab ka seda, et on hooaja teine pool ja viimased mängud ja ega meil kaotada enam midagi ei ole, pigem võit.